Shabbat shalom taaskord. Me oleme jõudnud siia ühte väga huvitavasse šabatisse, mis eelneb Tishri kuule. Ja Tishri kuu, sellest räägib konkreetselt Tanah, et see on 7. kuu. Ja 7. kuul on, või 7. kuusse on kokku tulnud 3 sügispüha. Et kõik need Jahve seatud pühad vastavalt Heebrea piibelikule kalendrile, mida on 7, kõik need ongi jaotatud kevade ja sügise vahel. Need 3 kevadpüha, mis tegelikult räägivad enamasti Jeshua esimesest tulekust ja sügispühad, mis räägivad Jeshua teisest tulekust. Ja kes siis ei ole veel tuttav Jeshuaga, Jeshua on lõvi juuda suguharust. Mitte Jeesus Kristus, vaid Jeshua Messia. Sellepärast sõna Messia tähendab võitu. Ja Kristus on kreekakeelne tõlge sellest samast võitust. Aga kuna meil on tegemist lõviga juuda suguharust, millest räägib ka Ilmutuse raamat 5. peatükk, kui ta räägib, et ainult ühel on õigust avada selle raamatu pitserit. Ja ta ei nimeta seda mitte pühaks meheks, ta ei nimeta isegi mitte Jumala pojaks, vaid see hääl, kes räägib Ilmutuse raamatus Johannaniga, apostel, õpilane, see hääl nimetab teda lõviks juuda suguharust, millel on ilmselgelt juuda tunnused, Iisraeli tunnused. Ja nüüd see konkreetselt kõige lähemal olev püha, selle nimi on Yom Teruah. Veel kord, et kõik need, mis on kirikukalendris pühad, ei vasta nendele, mis on piibelliku Jahve seatud kalendri moadimid. Ja moadim on midagi, mis annab tunnistust. Nii et kui ma kasutan sõna moed, siis see ongi Jahve seatud piibellik püha. Kirikukalendris näiteks konkreetselt see moad või moed või moadim täielikult puudub. Yom Teruah. Ja selle Yom Teruah võtmesõnad on tegelikult meeleparandus, enesesse vaatamine ja meenutamine. Ja kuna me ei räägi mitte iseenda tarkusest, vaid ikka sellest, mis on kirjas kõige väelise Jahve vaimu Elohimi ruahi poolt sisendatud piiblis, siis ma loomulikult loen kirja kohta, mille alusel me saame väita, et selline püha, selline moadim on olemas. 3. Moosese 23-24. Tegelikult võib lugeda 23 salmist kuni 25 salm ja tegelikult terve 3. Moosese raamat 1. salmist alates loetlebki täiesti ilusasti ja järjekorras ära kõik need moadimid, mis Jahve seadis. Nii et võti, kui te tahate teada, mis on need 7 moedi, moadimi Jahve seatud pühalikku kokkutulekut, siis lugege 3. Moosese raamatu 23. peatükki 1. alates. 23 salm, 24 salm. Ta ütleb, räägi Iisraeli lastega ja ütle, 7. kuus, 1. päeval, olgu teil šabat. Eesti keeles sarve häälega meelde tuletatav püha kokkutulek. Nagu me rääkisime, 7. kuu on Tishri kuu ja selle pühapäeva päikeseloojanguga megi siseneme sellesse 7. kuusse. Praegult Heebrea kalendri järgi me oleme tegelikult Eluli kuus. Ja Eluli kuus toimusid samamoodi mitmed olulised asjad Iisraeli laste ajaloos, aga samamoodi ka piiblis. Ja Eluli kuu valmistab midagi ette, valmistab seda sama Tishri kuud ette. Ja ma loeksin nüüd tegelikult heebrea keelest, kuidas see 24. salm, eriti just need 3 viimast sõna kõlavad.
7. kuus, esimesel päeval. Olgu teil šabat. Ja siis see 24. salmi lõpp, kus meile on tõlgitud sarvehäälega meelde tuletatav püha kokkutulek, on heebrea keeles Zikron teruah mikra kadesh. Ja vaatame nüüd iga selle sõna sügavamat tähendust. See esimene zikron, see tuleb sõnast verbist zoher. See tähendab meenutus, mäletama, mälu, meelde tuletama. Ja eesti keeles ongi pandud meelde tuletatav. Teruah, see on järgmine, sarvehäälega. Ja teruah otseselt nüüd ei pruugi olla just nimelt sarvehääl, vaid see teruah heebrea keeles tähendab erinevad, võbisevad, erutavad sarve või trompeti või pasuna helitoonid. Ja kus juures teruah võib ka olla lihtsalt hääl, hääle kõla, ka hüüd, kaebehääl. Siis kolmas sõna on seal mikra. Mikra, sellel on nüüd päris mitmeid tähendusi ja üks väga oluline, mis miskipärast on jäänud tähelepanuta, on nimelt nagu piibel. Ütleme piibel või pigemini siis tanah või jumala sõna. Nii et see mikra, see tähendab ka kuulutus, aga see tähendab ka jumala sõna. See tähendab samamoodi ka eraldatust. Ja kui me nüüd paneme heebrea keelest need sõnad kokku, siis eestikeelse sarvehäälega meelde tuletatav püha kokkutulek asemele võiks siis seda nii-öelda tõlgendada selliselt, et olgu teil šabat, see esimene Tishriku päev, mis alati algab päikeseloojanguga, sellepärast kõik need pühad, mis on seatud Jahve poolt, alati algavad päikeseloojanguga ja lõpevad päikeseloojanguga. Ja sellepärast päev saab alguse tegelikult eelmise õhtu päikeseloojanguga. Et kui nüüd ühesõnaga tõlgendada seda, neid 4 sõna, siis see on, olgu teil see šabat, kogu inimese sisemist olemust, vaimu, hinge, võbisema panev hüüd, mis tuletab meelde, et sa pead ühiselt eralduma Jumala sõna lugemiseks ja kuulutamiseks, meeldetuletuseks Jahve sõnadest, toorast. See on natuke pikk, aga see tegelikult on nii palju, kui ma üldse oskan eestikeelseid sõnu sellesse panna, sellepärast et üks heebreakeelne sõna, seda ei olegi tavaliselt võimalik tõlkida ühe eestikeelse sõnaga või mis iganes muu keelesõnaga. Ja see on kokkutulek. Kõik need moademid, kõik need kokkutulekud ongi kokkutulekud. Eesti keelde on siin ka öeldud, et püha kokkutulek. Alati tuldi kokku. See ei olnud niimoodi, et inimene üksinda kuskil oma toanurgas või üldse eraldatuses. See ongi huvitav, et ta räägib eraldatusest, sellepärast kadosh tähendab eraldatud. Meil on ta tõlgitud kui püha, aga see ei vasta iseenesest mitte millegile. Meil on ka riigipühad, meil on igasuguseid pühasid. Aga kadosh tähendab eraldatud, aga huvitav on just see, et see tähendab eraldatust kollektiivselt. Sest pühade ajal, nende moadimide ajal oli see eraldatus temale, aga mitte üksikisikuna, vaid kollektiivne eraldatus. Ühiselt, terve kogukonnaga. Ja see Yom Teruah ongi üks ainukene päev. Nendest 7 moadimist, mida Jahve on andnud, on 3, mis kestavad 7 päeva. Ja nüüd 2 tükki on nendest, mis on ainult 1 päev kestvad. See on see Yom Teruah, ehk siis see püha kokkutulek, sarvehäälega meelde tuletatav, see, mis paneb sind võbisema ja see, mille ajal sa pead midagi meenutama. Ja teine on Yom Kippur. Ja Yom Kippur järgneb alati Yom Teruah'le, trompetite pühale 10 päeva hiljem. Ja sellepärast ka see trompetite püha valmistab midagi ette. Samamoodi on 25. salm, ütleb, ärge siis tehke ühtegi argipäeva tööd, vaid ohverdage Jahvele tuleohver. Ilmselgelt on sest šabat, sellepärast et argipäeva tööde mitte tegemine
tähendaski šabatit. aga Jahvele tuleohver, siin võib öelda, et pigemini oli see